Mis on fluor ja miks on see maailma kõige ohtlikum element? Siin Engineeria Dettagliata. Kas olete kunagi mõelnud, milline on maailma kõige ohtlikum keemiline element? Kas on olemas element, mis on nii reaktiivne, et seda on vaevu võimalik taltsutada? Võimeline reageerima peaaegu kõigega, millega kokku puutub, kaasa arvatud sinuga. Ja veelgi enam, kas see sama element võib mõnes teises vormis olla sinu hambapastas või potis, mida sa toidu valmistamiseks kasutad? Täna paljastame saladuse, mis peitub fluori taga. Element, mis on sama põnev kui hirmutav ja millel on maine olla perioodilisustabeli kõige ohtlikum element. Aga kas see on tõesti nii? Ja kui see nii on, siis kuidas insenerid suudavad selle eluka taltsutada, et tuua meile uskumatuid eeliseid? Aga mis on üldse fluor? Fluor on keemiline element, mille sümbol on F ja aatomnumber 9. See kuulub halogeenide perekonda, mis on tuntud selle poolest, et nad on oma elementaarses vormis väga reaktsioonivõimelised. See tähendab, et kui ta on üksi, ei ole ta tahke ega vedelik, vaid hoopis gaas. Tal on kahvatukollakas roheline värvus ning terav ja ärritav lõhn. Ja see gaasiline vorm on F2, et anda aimu selle olemusest. See on õhus tihedam gaas ning selle sulamis- ja keemispunktid on äärmiselt madalad, mis tähendab, et ta püsib gaasilises olekus isegi väga madalatel temperatuuridel. Aga mis tegelikult teeb selle nii eriliseks või õigemini nii reaktsioonivõimeliseks? Võtifluori iseloomu mõistmiseks peitub selle aatomstruktuuris ja täpsemalt omaduses, mida nimetatakse elektronegatiivsuseks. Mõtle nii. Kõigil aatomitel on omamoodi nälg elektronide järele, et oma väliskihid täita ja muutuda stabiilseks. Kuid fluori puhul on see nälg kõigist elementidest kõige suurem. Tal on suurim elektronide tõmbejõud, mis teeb temast äärmiselt tugeva oksüdeerija. See tähendab, et ta varastab elektrone peaaegu igalt teiselt elemendilt, millega kokku puutub. Ja ta teeb seda muljet avaldava jõuga. See janu elektronide järele teeb temast kõige reaktsioonivõimelisema elemendi perioodilisusstabelis. Ta ei tee nalja. Ta reageerib plahvatuslikult enamiku metallidega, paljude mittemetallidega ja isegi mõnede väärisgaasidega, mis on tuntud oma inertsuse poolest. Pane see näiteks kokku veega ja saad vägagi vägivaldse reaktsiooni, mis eraldab soojust ja tekitab üsna agressiivseid ühendeid. See äärmuslik reaktsioonivõime muudab selle ohtlikuks. Kuid paradoksaalsel kombel teeb see sellega uskumatult kasulikuks mitmetes rakendustes. Miks siis peetakse seda elementi nii ohtlikuks? Fluori ohtlikkus tema elementaarses vormis, gaasina F2, ulatub palju kaugemale tema reaktsioonivõimest. See on söövitav ja väga mürgine gaas. Kui seda sisse hingata, põhjustab see tõsiseid kahjustusi hingamisteedele, viies kopsuturse ja isegi surmani. Kokkupuutel nahaga põhjustab see tõsiseid keemilisi põletusi ning selle ühendid võivad olla sama hävitavad. Üks selle reaktsioonide kõige tuntumaid kõrvalsaadusi on vesinikfluoriidhape. Erinevalt teistest tugevate hapetest nagu väävelhape või soolhape, mis põhjustavad kohest valu, on vesinikfluoriidhape salakaval. See tungib nahka ilma alguses palju valu põhjustamata, ründab kudesid ja mis veelgi muret tekitavam, see ründab luid, sidudes keha kaltsiumi. See aeglane ja sügav toime võib põhjustada tõsiseid ja süsteemseid orgaani kahjustusi, muutes kokkupuute vesinikfluoriidhappega äärmiselt ohtlikuks ja raskesti ravitavaks. Näiteks tema võime klaasi söövitada näitab, kui agressiivne see on. Kujutage ette elementi, mida ei saa hoida tavalises klaasanumas. Aga kui see on nii ohtlik, miks on fluor inseneeriteaduses ja tööstuses nii oluline? Siin peitubki suur probleem. See on fluori paradoks. Selle äärmuslik reaktsioonivõime võib, kui seda kontrollida ja suunata, anda tulemuseks ühendeid, millel on üllatavalt stabiilsed ja kasulikud omadused. Võti peitub selles, kuidas ta teiste aatomitega seondub. Ta moodustab väga tugevaid keemilisi sidemeid. Fluor rahuneb
ja loob materjale omadustega, mida oleks muul viisil võimatu saavutada. Kõige kuulsam näide on ilmselt polütetrafluoroetüleen, tuntud ka kui PTFE või teflon. See polümeer, mis koosneb süsinikust ja fluorist, on materjal, mis trotsib loogikat. See on mitte nakkuv, talub kõrgeid temperatuure ja on praktiliselt inertne peaaegu kõigi kemikaalide suhtes. Võlu seisneb selles, et süsiniku ja fluori vahelised sidemed on uskumatult tugevad, kaitstes süsiniku põhiahelat ja muutes materjali äärmiselt stabiilseks ja mittereaktiivseks. See teeb sellest asendamatu materjali mitte nakkuvate pannide, tööstuslike katete, meditsiiniliste implantaatide ja isegi kosmoseülikondade jaoks. Lisaks teflonile on fluoril oluline roll pooljuhtide tootmises. Näiteks mikrokiipide tööstus kasutab fluoriühendeid etsimis- ehk söövitusprotsessides, millega vormitakse räniplaatidele mikroskoopilisi skeeme. Ilma fluoriühendite täpse ja kontrollitud reaktiivsuseta poleks meie arvutite ja nutitelefonide miniaturiseerimine võimalik. Energiasektoris on fluor oluline uraani rikastamiseks. Selleks, et uraani saaks kasutada tuumareaktorites kütusena, tuleb seda rikastada. See tähendab, et uraan 235 isotoobi osakaalu tuleb suurendada. Seda tehakse muutes uraani heksafluoriidiks ehk UF6, mis on gaasiline. Tänu isotoopide massi erinevustele saab UF6 tsentrifuugides eraldada, võimaldades uraan 235 kontsentratsiooni suurendamist. Seega on fluor oluline osa energia tootmise ahelas. See on teema, mida oleme siin juba varem teises videos käsitlenud. Aga oota, kas hambapasta fluor on see sama fluor, millest me räägime? See on suurepärane küsimus, mis tekitab palju segadust. Fluor, mis oma gaasilises algkujus võib nii palju kahju teha, ei ole see sama, mida leiame hambapastas või fluoriitud vees. Sinu hambapastas leidub fluoriidjooni, mis on fluori aatom ühe lisatud elektroniga, muutes selle stabiilseks ja täiesti erinevate omadustega. Väga madalates kontsentratsioonides, nagu joogivees ja hambapastades kasutatakse, aitab fluoriid tugevdada hambavaapa, muutes hambad kaarise suhtes vastupidavamaks. See on klassikaline näide sellest, kuidas annus teeb mürgi ning kuidas keemiline vorm muudab elemendi omadusi ja mõju täielikult. Surmavast gaasist saab suutervise liitlane. Seega on fluor oma elementaarses gaasilises vormis maailma kõige ohtlikum element. Ta on kindlasti üks kõige reaktsioonivõimelisemaid ja agressiivsemaid elemente. See nõuab äärmist ettevaatust ja käitlemist tööstuses kõige rangemate ohutusnõuete järgi, kuid just see reaktsioonivõime, kui seda õigesti kontrollivad keemia ja materjalitehnika insenerid, võimaldab meil luua ühendeid, mis on revolutsiooniliselt muutnud erinevaid valdkondi, alates kokakunstist kuni lennu- ja kosmosetööstuseni, ning mis on hädavajalikud meie kaasaegse elu ja tipptasemel tehnoloogia jaoks. Kui oled siiani vaadanud ja sulle meeldis video, siis kindlasti telli kanal, kui sa veel pole seda teinud. Pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, siis kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil jätkata sisu loomist siin platvormil ja olla meie videotes meeles peetud. Kas oled kunagi mõelnud mõne elemendi, näiteks fluori, duaalsuse peale? Kas tead veel elemente, millel on samuti selline kahekordne iseloom? Jäta oma arvamus kommentaaridesse, ma tahan teada. Siin kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead kindlasti vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Kui soovid meid toetada, pane like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. See ongi kõik insenerihuvilised. Suur kallistus ja kohtume järgmises videos.